Tere tulemast Point TV-sse. Minu nimi on Anton Lember, minu kõrval on Maria Laanelepp, graafiline disainer ja tema on meie suutuses täna, sellepärast et me täna uurime sellist uut seadet Vacuumi poolt, mille nimi on Inkling. Vacuumit üldiselt tuntakse graafikalaudade tootjana, aga see on nüüd midagi natukene teistsugust. See on selline seade, millega saab graafilisi või digitaalset joonistust teha ilma digitaalset joonistust tegemata. Sa oled seda seadet nüüd proovida saanud umbes nädalakese. Mida sina üldiselt arvad, mille jaoks selline asi kasulik oleks? Ma arvan, et on kasulik peamiselt neile, kes natuke rohkem käsitsi joonistavad. Et päris digilauda ta muidugi ei asenda. Et ta on ikkagi siuke käsitöö asi rohkem. Et vektorid või nagu need failid, mis siit pärast välja tulevad, eks me pärast näitame, tulevad natuke siuksed räpased vektorid. Et neid punkte tuleb siia hästi palju, eks ju, kui tavaliselt käsitsi joonistatakse, siis ikka tõmmatakse mitu joont, eks ju, paar korda üle. Ja siis see tähendab seda, et see vidin salvestab kõik need jooned. Ja siis no vektorist ta salvestab iga joone eraldi. Jah, et ta salvestab nagu iga joone eraldi ja siis pärast on natuke võib-olla raske seda pilti siit kätte saada, mis nagu tegelikult algusest plaanis oli. Et võib-olla on parem joonistada niimoodi, et vaarilikuga näiteks ette joonistada ja siis nagu need jooned siis kindla sellise ühe joonega üle teha. Et siis on nagu võib-olla vast natuke rohkem kasu. Aga eks see on ikka harjutamise asi, et kellele kuidas meeldib ja mis täpselt vaja saada on, et sellised selged jooned on nagu toimivad natuke paremini lihtsalt. Et ilmselt on nagu arhitektidel ja maastikuarhitektidel sellest natuke rohkem kasu. Et nemad teevad selliseid käsitsi sketše rohkem ja peavad nagu oma selliseid visuaale kasutama või ka käsitsi joonistatud visuaale kasutama oma töödes, eks ju. Et neil on kindlasti sellist rohkem kasu. Ma ise nägin vaimusilmas just sellist kuskil kohvikus või pargipingil istuvad koomiksi kunstnikku. Jah, võt koomiksi tegijad ka kindlasti saavad abi siit. No, iseenesest ta ei ole nagu unikaalne toode selle koha pealt, et teisi analoogseid tooteid on olnud, aga see, mis on Vacuumi eelised, ongi see, et esiteks ta salvestab vektorina ja lisaks valida, eks ju, saab valida ja temaga saab salvestada eraldi layeritele. Jah, siin on selleks üks nupuke peal. Siin peab jälgima, et kui tahad uut layerit saada, siis vajutad see peale, et see tuli põlema läheb, siis ta nagu teeb kohe uue kihi ja kui siia siis edasi peale joonistada, siis see on pärast juba teisel tasemel või layeril siis. Siin on teine tuli, mis näitab jookseb ära, kui ta signaali kätte saab. Tal peab olema siin otse nägemine, kui ma panen selle siia vahele. Siis ei toimib, päris hästi toimib. Igalt poolt ei toimi ka. Et siin on need andurid on siin nurkades, et kui siia ette panna, et siis ilmselt ei toimi. Loomulikult voolunupp. Ja üks asi, mis mulle veel väga meeldis, oli see, kuidas ta teeb uue faili jaoks tuleb lihtsalt ta siit paberi küljest ära võtta, ma praegu ei võta, sest sul on joonistus pooleli. See sama klambri küljes, millega ta paberist kinni hoiab, seal on nupp, mille sa vajutad samal ajal alla, kui sa ta siit paberi küljest ära võtad. Ja selle nupu vajutuse peal teeb ta uue faili, mis on minu arvates väga leidlik lahendus. Nii kaua, kui Maria siin joonistab, räägin sellest karbist. Karp on tema kohta väga vähe öelda. Siin on väga palju sellised leidlikke lahendusi välja mõeldud. Siia sisse läheb see pliiats ja siia sisse läheb see vastuvõtja. Lisaks on siin lisaotsikud selle tindi jaoks ja USB kaabel. Aga siin on samamoodi USB otsik. Selle USB kaabli saab ühendada, võtan ta siit küll välja, niisama selle sama seadmega otse saab ühendada ainult selle vastuvõtja arvutiga, aga saab ühendada ka siia ja panna selle vastuvõtja siia sisse ja ühendada koos selle karbiga arvutiga.
Selle eelis on see, või noh, see, mille jaoks on see üleüldse vajalik, on see, et kui siia samma pessa käib sisse see pliiats ja pliiatsi aku laeb siis, kui ta on ühendatud karbiga. Vastuvõtja laeb nii eraldi kui siis ka läbi selle karbi ja tal on siin isegi erinevad tulukesed pliiatsi laadimise jaoks ja vastuvõtja peal on laadimistulukene, mis paistab siit kaanest läbi, kui ta laeb. Ja muidugi on see karp väga hea kaasas kandmiseks, tagataskus, käekotis. Inspiratsiooni tulekul saab siis suvalises kohas või suvalisel ajahetkel enda inspiratsioonipuhangu paberile manada ja sealt siis otse arvutisse. Maria on meil siin valmis joonistanud ühe öökulli, ühe loodusmaastiku ja veel mõned asjad, mida ma hetkel väga tuvastada ei suuda. Aga vaatame nüüd, kuidas need asjad arvutisse saavad, kui joonistused valmis. Ühendasin nüüd enda arvutiga ära ja vaatame, mida huvitavat siis arvutist temaga teha saab. Üks asi, mis mulle meeldib, on see, et tarkvara Sketch Manager on installeeritud tema enda sisemällu ja selle saab paigaldada kohe, kui ta USB-ga ühendada. Ja siin on ta juba paigaldatud ja on see Maria joonistatud pilt siin ees. Pilt, kui teda vaadata, siis ta ongi nagu täiesti pastakaga joonistatud siin. Ja et siin kõrval on need layerid kohe näha, et kuidas ma seal nuppu enne vajutasin, nii nad on siin siis eraldatud. Aga siit, ütleme, et võtame siis selle öökulli siit ja lähme siis sellega siit Illustratorisse. Nii. Ja siis on meie öökull siin. Praegu nad on siin need layerid kõik koos, eks ju, aga siit on samas järjekorras need ka olemas, et saab siis lukku panna, kui ei taha parasjagu liigutada. Ja kui siit siis mingi osa sellest töökullist selektida, siis saab siin värvi muuta, üle joonistada, parandada. Iseenesest sellel pliiatsil on olemas ka surve- ja kaldetundlikkus nagu igal graafikalaual. Ehk siis joone jämedus sõltub sellest, kui kõvasti vajutada. Väljanägemine on minu arvates palju nagu ehtsama joonistuslikum, kui tavaliselt digimaaliga tulevad. Aga samas tal on enam-vähem samad omadused olemas kui graafikalaua peal joonistatud joon. Jah, eks see oleneb nagu enda käest ja fantaasiast, et kuidas keegi harjunud joonistama on ja kellel mis oskused on. Et siin võimalusi on päris palju. Maria, mis sa arvad, kas see tulemus, mis sellega joonistades saab, kas see tulemus on miskit väärt ka või on laste mängu asi? No ma arvan, et ta ongi selline vidin, millega saab arhitekt tööd teha ja lapsed joonistada ja pärast vanemale pildi saata Skype'is, et kasulik. Mulle meeldib kõige rohkem ikkagi see, et selle pea olema arvutis ja pea istuma enda kontori nurgas, et sellega joonistada või suvalises kohas, bussis, pargis saad enda joonistused paberile. Igaüks võib sellega teha täpselt sellist kunsti, nagu ta ise tahab. Point TV poolt, Vaakumi Inkling.